head kuulajad ja vaatajad, mina olen Birgit ja ma olen väikese kommunikatsioonispetsialist. Mul on nii hea meel, et olete jälle lülitanud ennast lapsevanema koolilainele. Kui me oleme tavaliselt rääkinud erinevates osades just lapse arengu teemadel, siis mõtlesime, et tuleks ringiga tagasi ka sinuni, hea lapsevanem, ja räägime hoopis sinu heaolust ja kuidas sina saaksid just ennast sellel põneval lapse arengu teekonnal ka hoida. Et ma usun, et me kõik, või mitte meie, sest me pole vanemad, aga paljud lapsevanemad on mõelnud ja tundnud, et vahepeal lihtsalt ei jaksa. Kõik lendab üle pea, et äkki ma reageerisin liialt üle ja äkki ma teen kõike valesti. Et kohutavalt palju saab ju võrrelda ennast tänapäeva ühiskonnas ja nii palju on ju arvamusi. Ehk siis teisisõnu, kuidas hoida oma heaolu ja hoida tasakaalu, siis räägimegi täna. Teemat kutsusin avama kasvatuspsühholoogi, vanemahariduse ja vaimse tervise edendaja, koolitaja, autori, lapsed sotsiaalmeedia konto eestvedaja Merilin Mandel. Tere, Merilin! Tere! Kui ma natuke tegin taustatööd, siis mul oli tunne, et võibki sul neid ametid hakata ja jääda lugema põhimõtteliselt. Me ise peab kuulama, kui mõtlesime, peab midagi lühemat välja ütlema sinna. Ma küsiksingi, et kuidas ise ennast kõige paremini kirjeldaksid? Umbes nii. Okei, see on tööalane kirjeldus selles mõttes, et kui ma peaks ennast inimesena kirjeldama. Just inimesena. Ma arvan, et ma olen uudishimulik, kelmikas, mõistlik ja lihtsalt normaalne inimene kõige nagu lõpuks ja alguseks. See on kõige parem just uudisimu, mis me lastes ju proovime leida ja hoida. Aga mis on siis see maagiline vits nimega enesehoid? Kui me nüüd täiesti laialt kaugelt hakkame pihta, kuidas ennast hoida? Enamus meist teevad seda juba hästi ka. Hästi on võib-olla liialdus, aga enamus meist teevad ennast hoidvad asju. Mõned nendest on ju baastegevused, on ju söö, kui kõht on tühi, maga, kui on uni. Anna ajule võimalus teha muud, kui lihtsalt probleeme lahendada, ehk siis unista, ümise, iitsita, logele, mõnule, mida iganes veel, eks ole. Liiguta keha nii, nagu see on kehale mugav, lisa või nagu sõnaste päevas mingit eduelamust, mingisugust kergendust ja see kõik juba ongi tegelikult laias laastus see, mida me tahaksime teha. See enesehoid sõnana võib-olla on tõesti natuke liiga hägune, kuna kus ma ennast hoian ja eriti kultuuris, kus enda ohverdamine on isegi kohati ikkagi nõksa rohkem au sees kui enda hoidmine, eks ole. Aga üldiselt ma ütleks, et paljud meist teevad midagigi saamata aru, et see ongi juba ka baastase, on ju. Mu lemmik oli see, et kui ma küsisin enne oma kolleegidelt, kes on ka lapsevanemad, et mida ma võiksin sult küsida, siis mu lemmik küsimus oli, kuidas ellu jääda. Tahaksin lihtsalt kuidagi sealt kõrvalt. Mitte isegi see, et kuidas olla oma parimas vormis, see on ammu unustatud ja minetatud. Et see baas, et kuidas ma sealt ellu jään. Aga ma just mõtlengi seda, et kui lapsevanemad kuulavad ja mõtlevad sellele, et tead, ma tegelikult ei ole üldse mõelnudki, et mis on minu vajadused, et need on jäänud sinna täiesti tagaplaanile, et mul on laps, mul on vaja, et tema saaks söönuks, tema saaks magada, aga mida mina vajan, et kuidas nagu üldse seda nagu uuesti leida? Natuke on ju selline elufilosoofiline see küsimus ka, mitte ainult väga praktiline või ma ei tea, meditsiiniline, et ma vahel ise, kui ma koolitan sellel teemal, siis ma mingil hetkel ikkagi jõuangi sinna nagu filosoofia blokini. Ehk siis, mis on elu mõte, kuni sa oled elus. Ja väga tihti mul on tunne, et me unustame ära, et meie lapsed ju meie pealt õpivad seda, mida elus teha, kuidas elus olla. Et me tahame ju, ja miks on nagu lapsevanemaka nagu läbipõlenud ja läbipõlemise äärel väga tihti ongi see, et ma tahan, et mu lapsel oleks kõik vajadused kaetud, et tal oleks nii palju lusti ja rõõmu ja elevust ja kergendust, et tal ei oleks ühtegi nagu sellist nii-öelda, isegi kohati nagu üle piiri, et isegi üle piiri on, aga et liiga palju, et ühtegi pingutust ka ei oleks, aga me unustame ära, et me ju tahame, et me laps ka elaks elu nii nagu meil tegelikult oleks praegu võimalik elada, ehk siis natuke rohkem nagu naudisklevalt ja nautivalt selles mõttes, et ma arvan, et me nagu unustame ära, et laps meie pealt õpib, et võib-olla kui ennast on muidu raske nagu isegi mitte esikohale seada, aga nagu prioriteetide sekka seada, siis võib-olla see on nagu hea üks motivaator, et ma tahan, et mu laps vaataks mind ja saaks aru, et sellepärast on pointi elus olla, vaata, et see on nagu mingi, ma tahan ka, et mul oleks sama fun, ma tahaks ka nagu õppida oma vanemate pealt, kuidas nagu, kuidas nautida, kuidas nagu mõnuleda ka.
sa ei tahaks näha, et su vanem on kogu aeg närviline või selline väikse sütikuga. No eks me näeme seda niikuinii, me näeme isegi kui inimesel on üli chill elu, ikka on vahel ju nagu sütik on lühike ja närv on suur, et see on ka nagu inimkogemuse osa, aga ma arvan, et jah, et ju kui ma räägin paljude praeguste täiskasvanutega ka, paljud ütlevadki, et ma oleks tahtnud näha oma kodus näiteks rohkem sellist nagu, jah, nagu mingi kelmikust või mängulisust ja mitte mängulist nagu lapsega, vaid nagu täiskasvanute enda nagu peades ja vahel on ju just, et loomulikult on paratamatusi, kus mõnes peres ongi praegu selline periood ja selline aeg ja olukord, kus ongi väga pingesööv aeg, mis iganes kriisiperioodid, suured muutused on ju mingid stressorid, mis iganes, et kõike me ei saa nüüd nagu me ei saa nagu ära jätta neid sellepärast, et lapsel oleks tore meid vaadata, aga lihtsalt, et mõnikord mul on tunne, et me saaksime nagu lõtku on tegelikult rohkem, et me saaksime rohkem paindlikud olla selle koha pealt küll. Ma tunnen, et sotsiaalmeedias ka just nii palju on viimasel ajal ka nagu näidatud ka, ma ei tea, just need teismelised siis näitavad, et vau, minu vanematel on ka päris lõbus või kõigis tantsivad. See on nagu šokeeriv. Ja, nad ei tea, nad on ka inimesed tegelikult, on ju. Aga just see nagu, kuidas aru saad, et su see nagu läbipõlemine hakkab tegelikult nagu vaikselt uksele koputama. Et võib-olla ongi, sa oled selles nii palju selles rattas olnud, aga tegelikult sa ei saa aru üldse, et nagu, sa oled sellise nagu automaatkäigu peal. No läbipõlemine ju sündroomina tal on hästi kindlad nagu tegurid või sellised nii-öelda sümptomid, millest mõned on siis näiteks see, et tekibki siuke nagu küünilisus, pessimism, väsimus, niikuinii tule, mis mina, kõik siuke nagu enesekuvandi murenemine ka, identiteedi sidumine selle ühe keskkonna või rolliga, ehk siis kui sa tunned näiteks, et lapsevanemana sa oled täna midagi pekki keeranud, mingi väikse asja, mis tegelikult objektiivselt ei läinud tegelikult pekki, aga et sul endal tunned, sa oled ennast kuidagi alt vedanud, siis see kandub üle kogu su identiteeti, et see sinu enesekõne inimesena hakkab muutuma kehvaks, mitte see, et aha, selle tegin veits nagu halvasti, homme proovin paremini, vaid see nagu üleüldine ebamäärane süü ja häbitunne, mis sellega kaasneb. Loomulikult on tõesti süütenöör on väga lühike, kõik on nagu, oled kogu aeg valmis kõige hullemaks, võib-olla mikromanageerid juba, eks ole, seal sellised nii-öelda proovid ärevust kuidagi hallata, uni on tavaliselt kehvem, kui ta oleks isegi ilma selle nii-öelda stressitundeta, et nagu läbipõlemise üks nagu tingimusi või selle tekkimise tingimuseks on see, et pärast pingutust ei järgne enam lõõgastus ja kergendus, ehk siis pingutus ja see lihtsalt ongi püsiv pingutus, sa ärkad juba kurnatuna, sa ärkad väsinuna, sul ei ole seda yes, tehtud, olemas, nüüd ma saan korra hinge tõmmata, sest nagu mõnutunnet enam ei teki, siis me saame rääkida, et läbipõlemine on juba arvatavasti toimumaas. Et su keha on lihtsalt kogu aeg tegelikult nagu stressis järgne, on ju. Sa ei saa hinge tõmmata enam. Ja tavaliselt, kui ma koolitan, siis üks nipp, kuidas ma ütlen inimestele, et kuidas siis seda nii-öelda adekvaatset nagu rolli piiri tõmmata, on see, kui sul hakkab tunduma, et sa oled lapsevanemana hullult kehv, vaata vahepeal last. Laps arvatavasti pissib, kakab, naerab, nutab, mängib, magab, sööb, teeb asju, mida laps peab tegema. Tal on kõik okei, ehk siis arvatavasti me võime natukene vähem panustada sinna parasjagu, et vaadata, kas sul on ka kõik okei, need samad asjad, kas sa pissid, kakad, magad, sööd, mängid, nutad, naerad, liigud. Nagu, et kõik need asjad, et jah, et kui lapsel on tegelikult kõik okei, me ei pea pidevalt mõtlema, kas saaks veel paremaks tal olukorda teha. Tal juba on fine. Kas see on ikkagist nagu ühiskonnast tulenevalt, et sa vanemana tunned kogu aeg, et sa ei teegi kunagi lihtsalt piisavalt, et ongi, et just me rääkisime, et tegelikult tal on ju kõik, lapsel on kõik hästi, aga ikka on tunne, et sa ei tee piisavalt. Ma tegin oma magistritöö Bristoli ülikoolis, kirjutasin Eesti lapsevanemate süü ja häbitunde kohta ja sellest, kuidas see mõjutab argist kasvatuskogemust. Nii, väga tore. Ma olen nii tänulik inimestele, kes kirjutasid oma kogemusi, need oli umbes 350 midagi vist, see oli aastaid tagasi ja ma palusin neil jagada oma siis kirjeldada, kuidas see ebamäärane mitteväärtuslik lapsevanema tunne, kuidas see nagu, mis mõttekäigud need on seal taga ja üks siuke klassikaline lugu oli siis see, et mõnikord isegi eduka päeva lõpuks on mul tunne, et kuna midagi oleks saanud veel paremini teha, siis see ei lähe nagu hea vanemluspäevana kirja. Ehk siis jälle, objektiivselt oli kõik okei, eks ole. Ma küsimust ei mäleta, mis räägin edasi praegult. Et ühesõnaga, see üks mõte ongi võib-olla nagu see, et aru saada, et sa tegelikult ei ole kogu aeg selle piiri peal, et kohe läheb nagu laps pekki. Et sa arvatavasti juba see, et sa kuulad sellist podcasti, ma saan sulle kinnitada, et sa oled andnud nagu väga palju piisavad asju. Piisava vanemluse sisse kuuluvad väga palju erinevad asjad. Sinna kuuluvad need päevad, kus sa ärritud, kuuluvad need päevad, kus sa ei ole nagu enda moodi, kuuluvad ka need päevad, kus sa lähed ja naudid täiega oma elu nii palju, kui sa tahad sa nautida nii edasi.
kas ma rääkisin täiesti? Ei rääkinud väga, ei, just see piisav vanemlus, just, et väga hea. Just see tunne, et jah, et nagu, et sa ei pea tegema üle kogu aeg või just eelmises podcastis ka rääkisime, et nii okei on oma nagu lapsel näidata, et mul on ka kurb tuju, mul on ka paha tuju, et ma ei ole kogu aeg nagu nii-öelda suunurgad ülesse, on ju, et mul ei ole kogu aeg hea tuju, et siis laps saab ka üliveider, jah. Vanemad naeratavad kogu aeg, või nagu siuke mingi, see tundub fake, on ju. Ega nad ju tabavad, või me kõik ju tabame ära, kui me ümber on pinged, on ju, ja ma arvan, et väga paljud ju mäletavad ka lapsepõlvest oma kodudes neid pinged, et isegi kui vanemad naeratavad, siis see naeratus ongi täpselt, et mikromiimika on ju rohkem kui lihtsalt see, et sulgad on üleval pool, on ju. Sa tabad ära hääletoonist, kehakeelest ja lapsed on väga tundlikud, eriti nagu nende vanemad suhtes, kellega nad väga palju aega nagu koos nagu vedavad, on ju. Ehk siis ei ole jah mõtet nagu lapse eest teeselda, sest et sa oled inimene, kes kasvatab inimest ja suurem osa oma oskuseid laps õpib niikuinii täiskasvanuna. See on ka üks asi, mida ma olen vist kohanud, mis seda nagu vanemluse survet on kuidagi üles kruttinud viimasel, ma ütleks 10 aastal äkki, eriti 10-15 aastat, ongi see, et meil on tunne, et nüüd me teame kõiki neid ägedaid suhtlusoskuseid, me teame igasuguseid konfliktilahendusoskuseid, me oleme aru saanud, kuidas käib inimesel nagu mingi elu nagu piiride seabine, mis iganes, ja meil on tunne, et nüüd ma pean kõik lapsele andma esimese 7 eluaasta jooksul, mis ei ole realistlik. Ta õpib seda, mida sina talle praegult oskad õpetada, enda pealt näitad ette ja ülejäänud asjad õpib sõpradelt, perelt, raamatutelt, õpib need õpetajatelt, õpib sealt internetist, ise oma kunagiste kolleegidega, sõprade, partneritega, ehk siis nagu lapsevanemana sul on ikkagi ka nagu mahuliselt piir ees sellel, kui palju sa tegelikult saad talle kaasa anda. Ideaalne ju, ma arvan, tulemus paljude vanemate jaoks oleks see, et kui mu laps tahab mulle kunagi külla tulla, see on päris hea nagu vanemluse juba tunnus, helistab mis iganes, et nagu, et mul on tunnet jah, et mida väiksem laps on, seda suurem see ootus on, ja kui laps saab juba näiteks teismeliseks, on põhiline mure vanematel, et kas ta usaldab mind piisavalt, et rääkida, kui tal on mure. Ehk siis igasugused muud nagu mingid kohati utoopilised ootused iseendale hakkavad kahvatuma nagu selle päris suhte ees ikkagi lõpuks ka, jah. Lemmik oli see, kui sa käisid ka väikses koolitamas ja ütlesid, et võimatu on last mitte arendada. Et nagu võimatu on teda nagu just selle esimese 7 eluaastal, nagu ta õpib nagu nii. Sinu pealt on ju matkimise teed. See ei ole nagu nii nagu must ja valge. Sa pead väga palju vaeva nägema, et su laps ei areneks. Nagu, ja ma ütleks, et mitte nüüd need, kes praegu kuulavad podcasti, vaid ka kõiki teie nagu sõbrad ja tuttavad, mitte keegi teist pole võimeline tekitama keskkonda, kus laps ei areneks. See on stiimuli vaba keskkond ja sellist ei eksisteeri. Ka tühi ruum, kus on lihtsalt nagu pildid seintel, on väga intrigeeriv aju jaoks. Ja, just. Ma just mõtlen ka seda, et see just see süütunne ja see võrdlemine on nii nagu tänapäeval nii tavaline, et sa nagu vaatadki nagu neid teisi lapsevanemad, meil on kõik hästi, et nagu, kuidas ka selle võrdlemisega toime tulla, et mitte nagu mõelda, et mina olen äkki halvem lapsevanem kui see teine lapsevanem, on ju. Tõenäoliselt ta mõtleb sama. Tahtsin sinna jõuda, et jälle, kui ma mõtlen tagasi eriti nendele lugudele, mis ma sain oma sinna magistritöösse, aga ka kõik need S-lapse küsimuse kastid ja kõik need loobis ma sinna saan, mida on ka tuhandeid olnud aastate jooksul, väga paljudes kumab läbi, et kuskil on see maagiline abstraktne teised vanemad ja ma tahaks neid kohata kunagi. Ja muidugi ma ju näen neid, võtame igasugused mingid vanemlusgrupid Facebookis või foorumid, seal on neid jutumärkides teisi küll, kelle eesmärk on anda hinnanguid, kelle eesmärk on öelda, et sa teed valesti, sinu lapsel ei ole sinuga vedanud ja nii edasi, et neid on ja ma ei ole kindel, miks nad seda väljendavad, kuna ega nad ju kõik teavad, et see ei muuda kellegi elus midagi, et see on mingi arvatavasti ei ole keegi neid ise toetanud ja edasi, et ühesõnaga neid teisi on kuskil kindlasti, kes on väga hinnangulised ja kes naudivad seda, kui nendel siis esimestel lapsevanematel, kui neil on halb. Et need, ma ei saa öelda, et neid ei ole, aga enamjaolt lapsevanemad ikkagi vaatavad teise ikkagi selle mõttega, et mida ma teeksin, mida ma teeks teisiti, mida ma saan šnitti võtta, ehk siis me ikkagi anname iseendale nagu hinnanguid eelkõige, mitte teistele, isegi kui me teiste tegevusi nagu analüüsime, see on ikkagi ainult nagu enda ju vaatevinklist, et mina küll nii ei teeks, mis on ju enda tegevusele hinnangu, on ju, mitte teiste tegevusele hinnang. Ehk siis jah, ma ütleks küll, et mitte keegi ei mõtle sinu peale nii palju, kui sa ise, nii et see võrdlusmoment on ikkagi kohati ikkagi nagu välja mõeldud meil ja see on arusaadav, sest inimestena me ju tahamegi kuuluda kampa, me tahame, et meid võetakse omaks, me peamegi olema sellised, keda nagu
võetakse enda sekka, on ju, siis me peame enam-vähem mahtuma nendesse piiridesse, mis meie ümber on. Kui me väga silma torkame ja väga eendume tavapärase, siis meil on väga raske kogukonda leida niimoodi kiirelt ja kähku, on ju. Aga jah, et see võrdlemine võtabki jälle sellest nagu lapsega kontaktist ära, mulle tundub, et kõik, mida on võimalik vanemana teha, kõike ei ole vaja teha. Et jälle kõik need sotsmeediad, kus on ka aina ju tegelikult ägedamaks läinud see, kui kirevat vanemlust näidatakse, eks ole, alates vanlife'i vanemates kuni ka lihtsalt päris eluni, kus toad ongi sassis, mis iganes. Et me liigume tegelikult, mulle tundub praegult ikkagi jälle nüüd juba heas suunas tagasi, et vahepeal läks natuke lappesse, eriti seal nagu ütleme 5 aastat tagasi. Aga praegu mulle tundub, see võrdlus on ikkagi, eesmärk võiks olla, et võrdlena sellega, kuidas ma eile tegin ja mida ma täna saaks teisi teha, et mitte isegi võrrelda nagu selle ideaalvanema kujutisega, mida me kõik, või noh, mida kõik enamus lapsevanemad oma peas nagu ise toodavad, on ju. Et sellega, kõigil on erinev, kus juures see on väga vastuoluline, on see ideaalvanema kuvand ka, et seal on igast asju, seal on ju mõni ideaalvanema kuvand on see, et sa pead käima tööl, sest muidu sa ju unustad ennast inimesena ja teine nagu vaatevinkel sellel on see, et sa pead olema kodune, kuna muidu sa ei hooli ju lapsest ja samal ajal need käivad kooskõlas ja sul tulevad väga vastandlikud need nagu ideaalvanema nii-öelda ootused igalt poolt ja enda seest ka. Nii et üldiselt jälle jälgi last. Kui kuskilt läheb lappesse, see mõtleb, mida kõike peaks tegema. Kui tal on fine, siis tal on fine selles mõttes ka. Just sa mainisid ka alguses neid eduelamusi, neid väikseid eduelamusi, mida tõenäoliselt lapsevanem unustab täielikult on ju üldse märgata, et näiteks, et jess, täna laps jäi 10 minutit kiiremini magama kui tavaliselt või nagu läks ilma nututa või mida iganes on ju, aga sa ei märka seda, et sul on juba järgmised asjad on vaja teha, on ju, mul on vaja pesu pesta või nagu, et kuidas kuidagi jääda seisma ja märgata neid, nagu kõik väikseid asju just ka. See kindlasti aitab ka tõsta seda. No eduelamustega ongi ju see oma lugu, et need ei ole kunagi objektiivsed eduelamused. Meil ei ole, keegi ei ole ju lapsevanema kõrval ja tegelikult ei pea nagu järgi, et vaata, võrdle nüüd sellega, mis iganes. Sa pead ise oma peas võtma korra see sekundi ütlema, et kuule, tehtud, hästi panin. Ja mul on tunne, et sellele aitab kaasa see, kui sõnastad enda jaoks, mis on hädavajalik ja siis aru saada, mis on ebavajalik mudru selle ümber. Ma toon näite. Näiteks, kui sul on lapsega, on hädavajalik see, et sa jõuaksid arsti juurde täna, sa pead jõudma, sul on kõik see eesmärk on ammu planeeritud, mis iganes, siis järelikult eduelamus on see, kui sa jõuadki lapsega arsti juurde kohale. Aga see, kas tal olid seljas puhtad riided, kas ta vaatas multikat teel sinna, kas teil oli mingi vaidlus teel sinna, see tegelikult on see mudru, mis on lihtsalt ebavajalik asi. Me ei pannud ühtegi eesmärki ju selle nimel, et ma pean nüüd arsti juurde nii, et lapsel oleks ainult puhtad püksid jalas, et see on juba liiga suur nagu ootus võib-olla realistlikult vaadates. Nii et see, nagu kui me mõtleme enda jaoks läbi hädavajaliku ja anname juba endale siis selle nagu linnukes, et jess, tehtud. Ma jõudsin kohale, see on olemas, on see natuke lihtsam, aga probleem ongi selles, et me kipume nagu mõtleb mitte lihtsalt, et sa ei tehtud, vaid see pidi ka Pinteresti vääriliselt tehtud saama. Just nagu jälle see võrdlemine. Jälle see võrdlemine, et see on, mulle tundub, ja võib-olla ma panen nagu selles mõttes pange, et mina ikkagi ju näengi kõrvalt ja minuni jõuavad lood, kõik inimesed ei jaga oma lugusid, võib-olla juhuslikult jagavad just need oma lugusid, kellel need lood ühtivad, see on alati võimalus, on ju. Aga mul jah tundub, et see, et me nagu ei oska enam nagu sõnastada, et jess, tehtud, kui asi saigi lihtsalt tehtud, vaid just see mõte, mis ma alguses ütlesin ka, mis keegi oli mitu inimest jagasid, et kuna oleks saanud seda asja paremini teha, siis järelikult ei ole eduelamust väärt. Ja nüüd ongi küsimus, et kes see käsib meil panna nii kõrged ootused, tegelikult ei käsi mitte keegi. Aga see on jällegi su enda sisekõne, mis paneb need eesmärgid ja siis oled pärast enda peale vihane. See on nagu kõige masendavam. Aga korra hüppaks selle võrdlus juurde veel tagasi, mul lihtsalt enne tuli see mõte, et just see sotsiaalmeediaga ka, et oletame, et ongi, et sa vanemana lõpuks, ma ei tea, lähed sõpradega välja. Lähed, ma ei tea, kas või ongi, lähed teatrisse, kohvikusse ja siis alati ikka näen sotsiaalmeedias, kus laps on. Või nagu mingid siuksed on, et jälle see süütunde tekitamine nagu lihtsalt seal nagu sotsiaalmeedias, et nagu, et ei tohikski olla enam inimene justkui. Kusjuures tohid olla inimene, kui sa oled isa, eks ole, olgem ausad. Et seda, et kus laps on, kes lapsega on, reeglina ei küsita isadelt, küsitakse emadelt, eriti heterosuhetes emadelt, eks ole. Et siis on see tunne, et kellel on siin kelmikad vastused, on ju varukast võtta, et issand, täitsa unustasin, ma ei tea, kus ta on. Ma üldse mõned läbi seda. Ma ei tea, tulin teatrisse ja ma tõesti, ma ei tea, inimene on arvatavasti 3 nädalat tegelenud nagu kindlaks teha, et täna õhtul on laps nagu hoitud. Ja, just. Et jälle, et see on, mitte ma ei tahaks, et isasid hakatakse ka pommima, et kus laps on, vaid võiks usaldada, et küll on laps
kellegagi, kes on nagu turvaline ja hoiab teda ja on nagu usaldusväärne inimene selle lapsevanema silmis. Aga eriti just jah, kui me emadest räägime, et kui me räägime terves vestlus, mis seni on olnud, ma ei tea, kuidas sul on olnud, me tegelikult räägime nagu emadest. Oma peas mõtlen ka emadest. Emadest mõtled, on ju, et jälle, ma olen väga tublilt öelnud lapsevanem, sest et see on lapsevanematele, aga väga vähesed isad nagu tegelikult suhestuvad selliste muredega, selliste ebakindlustega, sellise enesekriitikaga, sest et isadel on ühiskonnas väga palju madalamad ootused ja see on alandav isade suhtes, sest ma ei tea, jälle minu tutvusringkonnas on tohutult vinged inimesed on isadeks ka ja mitte selle, et issand, kus neid ikka osta saab, kuidas nii erilised inimesed teevad miinimumi selles mõttes ikkagi, et neil läheb korda, et lapsel oleks hea olla, nad tunnevad lapse vastu uudishimu, mõtlevad kaasa, panustavad, on kohal, ühesõnaga teevad asju, mida lapsevanem teeb, aga jah, et kui nüüd võtame väga banaalse näite, et kui isa läheb vankriga mänguväljakul, siis öeldakse üldiselt, et issand, kust nii tubli isa on ikka välja ilmunud, mõtletaks lapsega läks mänguväljakul, appikene, oh my god, ei olegi tööl või kuskil, ei olegi kadunud, on ju. Ma loodan, et ta partner teab, kuidas tal on vedanud sellise lapsevanemaga, kui läheb ema lapsega mänguväljakule, lapsel erinevad sokid jalas, pole piisavalt hea ema. Aga see on jälle eelkõige ikkagi käib see nagu sisekõne, et mida must arvatakse, et aga isadel on vähem seda, ka uuringust tuli mul välja, et ainult 17% isadest tunneb, et vanemlussüü on osa tema kasvatus nagu nii-öelda protsessist ja 57% emadest tundis, et jah, vanemlussüü tunne või siuke häbitunne on osa kasvatusprotsessi, nii et väga erinevad on need ikkagi. Milline koorem tegelikult emale? Naistele see süütunne lihtsalt nagu ühiskonna poolt surutakse ikkagi peale, see ei ole mingi bioloogiline paratamatus, on ju. Aga jah, et see, et kuidas me räägime vanemlusest, et kes tahab näiteks mõelda selle peale, kuidas see vanemlus on üldse nagu kuvatud meil ühiskonnas. Greta Roosaar kirjutas väga ägeda magistritöö selles, kuidas näiteks ajakiri Pere ja kodu on vanemlust kirjeldanud. Ta võttis seal 1 kuu või jah, mingid numbrid võttis seal nagu analüüsimaks ja jälle just see emaduse, isaduse teema oli seal hästi selgelt esile, kes tahab, seda saab kindlasti netist lugeda, nii et ma ei mäleta pealkirja Greta Roosaar magistritöö. Mõtlen ka, et nii palju kui on näidatud seda isadust, ongi kas see Pere ja kodu artiklites ongi isadus. Ma käisin oma lapsega huviringis või midagi sellist, nagu on eraldi mingi kolumn sellest, on ju, et see nagu ei ole nii tihe just, et jah, ta on ikka nagu siuke nagu extra special case. Et see on siuke nagu wow-efekt. Lisaks sellele võrdlusele sotsiaalmeedias on ka võrdlus tegelikult sul ju pereringis. On, ma ei tea, sinu enda vanemad erinevatest generatsioonidest ja kõik on, et sõnakuulekas laps on vaikne laps ja mingid ütlused, et sellega nagu kuidagi toime tulla või ennast nagu kehtestada selle juures, et mina teen nii ja mina arvan, et see on nagu minu jaoks õige. No see kehtestamine, kui ta on lihtsalt kehtestamine, mõnes peres toimib see, et ma sean väga selge piiri ja seda piiri austatakse nagu kiirelt. On ka neid peresid. Üldiselt see pigem toob konflikte, kui me lihtsalt seame piiri ilma nagu selle mina teen nii ja kui sa nii ei tee, siis rohkem sa last ei näe. No loomulikult vägivalla osas see piir võikski olla nii jäik, on ju, selles mõttes, et see nii on. Aga kui me räägime selliseid nii-öelda harjumusi või ka mingit sõnakõlkse tegelikult, sest olgem ausad, kuskilt läheb ikkagi piir, mida me saame ka kontrollida lapse elus, on ju, ja mida mitte, et kellega ta kokku puutub või kes kuidas temaga nagu räägib, et meil ei ole mõtet ka nagu üle manageerida seda, tuleb lihtsalt nagu omalt poolt teha kõik, mida meie oskame nagu pakkuda. Aga üldiselt, kui on põlvkonda vahelised konfliktid perekonnas, siis võib-olla kõige rahulikum ja kõige empaatilisem on ikkagi alustada sellest, et läbi selle uudishimu ka, et appi vaata kui huvitav, et meil on nii nagu erinevad kasvatuspõhimõtted, et kui sina olid, küsida näiteks oma vanematelt või vanavanematelt, et kui sina olid nagu värske lapsevanem, kas sa mäletad mingeid asju, mis sulle öeldi ja mis sulle tundusid olevat ebaloogilised, vaata, või kuidagi, et kas sul on ka tegelikult on selline tunne, nagu mul praegult vanemana on, et mingid asjad lähevad juba vastuollu mingite varasemate nagu tõekspidamistega või kui palju sa pidid ise nagu võitlema ja tundsid ebamugavust, kui sa tegelikult allusid kellegi teise survele, et see ühisosa jääb ju nagu alles tegelikult, sest ma olen kindel, et ka meie vanemad ja vanavanemad pidid ikkagi enda ees seisma, enda kui lapsevanema ees seisma mingi teiste sugulaste nagu ees. Ehk siis võib-olla see, et selle nagu läbi ühisosa, empaatia nagu ja uudishimu ja ikkagi siukse nagu kelmikusega mulle tundub see, et vaata kui huvitav, lapsed täitsa erineval ajal kasvanud, et tuleb välja, et 40 aastaga muutub nii mõndagi. Et kui me hoiame ikkagi seda nagu sooja fooni, siis mulle tundub, et see läheb ka nagu lihtsamalt, et kellelegi ei meeldi, kui talle öeldakse, et kuule,
sina oled selles väga halb ja sa teed kõike valesti ja kui ma oma lapse sulle annan, siis sa rikud ta ära, noh, see ei mõju ju kellelegi kuidagi motiveerivalt või kuidagi inspireerivalt. Ehk siis ikkagi hoida seda, et ma nii tahan, et mu lapsel oleks kontakt teiega, kui te ise tahate seda ka, siis lihtsalt me peame nagu harjutama, kuidas seda nagu tekitada, et iga lapsega on ju erinev suhe, igal inimesel on ükstapuha, kas me räägime põlvkonniti või mitte, on ju. Et ikkagi, et nii palju kui endal vähemalt enerksi on ja seda nagu jaksu, siis ikkagi hoida seda nagu uudishimu, kelmikust, juhtida vestlust sinna, et see oleks ikkagi nagu toetav ja on väga-väga inimlik, kui sa vahepeal lähed räme närvi ikkagi. Ma tahan rõhutada, et ma räägin, see on ideaalversioon, mida ma hetkel kirjeldan. Inimlik versioon päris inimeste vahel, päris nagu kodudes on ikkagi väga palju robustsem, et dünaamikad on ju nii palju otsekohesemad ja seal on nii palju ajalugu ja mis iganes, et kui see ikkagi on mitu korda oled proovinud väga hellalt, väga nunnult ja endiselt eiratakse, on täiesti aru saada, kus sa lõpuks ütled, kuulge, stopp, ma olen proovinud nagu nii lahkelt, aga kui praegult on see mustvalge koht, on ju kas ei või ja kõik, on ju. Et selles mõttes jah, ma nagu eneselahkust ikkagi julgustan ka selle kõige nagu kõrval. See on nagu sul on tegelikult õigus ju, nagu öelda, et mulle ei sobi see, kuidas te siin nagu räägite. Aga tegelikult mul on ka tunne, et noh, me natuke võib-olla liiga lihtsalt oleme viimastel aastatel läinud sinna, et kui nad ei austa sinu piire, siis lihtsalt lõika nad välja. Et see isoleerituse element, millest me räägime tegelikult, et mul on tunne, et ja võib-olla see on nagu praegu minu nagu silmaringi ja minu kõlakambri teema, et liigutakse ka tagasi kogukondade poole. Ja loomulikult kogukond ei pea olema, on ju veresidemega selles mõttes aru saada, kogukond võib olla ka sõpruskond, naabruskond, inimesed, kelle me oleme internetist, mida iganes, aga noh, kuskilt läheb see paindlikkuse teema jälle, et kas ma tegelikult olen nii jäik või tegelikult on nagu paindlikkust rohkem, kui me tahame neid nagu mingid süsteeme hoida töös, et tugivõrgud ikkagi ei pea olema ju meie nagu koopiad, selles mõttes nad võivad olla lihtsalt nagu meid ühisosad võivad olla mingite nagu eranditega, on ju, et võib-olla jah, natukene rohkem ma ikkagi julgustan mitte nii kergelt siis läbi lõikama nagu sidemeid endiselt eeldusel, et tegu pole nagu vägivalla või nagu väga ilmselgelt elu väga raskendav, elukvaliteeti raskendava nagu suhtega. Ma olen arvanud siis sinu kogemusest, et sa oled näinud, et on tõesti väga lihtsalt need sidemeid lõigatud. Ja noh, see väga lihtsalt, et ja ma saan ka aru, miks on loogiline, sellepärast, et kui me võtame nüüd, kus ma ei tea, põlvkonna suhted, siis ükstapuha, mis vanuses inimest me räägime, lapse vanema käes on alati tegelikult see võti, see suhtluse võti ja see dünaamika võti. Ehk siis kui ka näiteks siis praegu meie põlvkond, kes arvatavasti kuulab tõenäoliselt sama podcasti, on ju, kui nemad on need, kes mõtlevad välja siis nii, kuidas me ikkagi lahkelt räägime, mis iganes, kui sealt nagu nii-öelda siis vanemate poolt tuleb ikkagi vastu nagu pisendamine, mõnitamine, tuleb vastu siuke nagu tõrksus ja ületamine, noh, kuskilt läheb ka piir, et on palju ennast ikkagi nagu jälle see ohverduse küsimus on, et mingi piirini ohverdada fine, aga kuskilt edasi enam pole nagu fine. Ehk siis jälle, et lõigatakse läbi kohati lihtsalt, kohati selle pärast, et sa ei saa vastu lihtsalt, loomulikult kaua sa energiat paned siin nagu iga kord pärast vestlust sa lõpetad nuttes, noh, see ei ole tegelikult ju jätkusuutlik. Aga mul on jah natuke, võib-olla ütleme siis niipidi, et mul on tunne, et on liiga kergelt julgustatud siis piire läbi lõikama, võib-olla see on nagu parem sõnastus sinna. Et kui sobi, siis jah, et hästi kiirelt öeldakse täpselt, et kui nad sinu tingimustele ei ole nõus vastama, et siis järelikult neid ei ole su ellu vaja. Ja ma olen kindel, et ma olen ise midagi sarnast mingil hetkel nagu öelnud seal eestlaste kontol ka aastaid tagasi. Ma olin väga palju jäigem selle seisukohaga kindlasti toona, et see ongi enda piiri seadmine, enda austamine oli kuidagi isoleeriva suunaga rohkem, et nüüd ma kindlasti olen oma seisukohta natuke ikkagi nagu mahendanud, et me tegelikult tuleme toime ka sellega, kui meil 100% meile nagu ei vastata selles mõttes, et pigem hoida natuke kogukond, et juba nagu inimlikkuse mõttes, aga jälle kuskilt läheb kindlasti jäik piir ka, et see on alati olemas muidugi. Just podcastides on ka nii palju ikka välja tulnud, et just see kogukond, see tugivõrgustik, ükskõik mis teemadel seoses lastega, ükskõik teistel teemadel, et kui sul on kellegagi jagada või sa leiad natuke ka sarnaseid inimesi, kellega jagada seda teemat, siis on poole lihtsam lõpuks, kui see, et sa oled nagu ongi isoleeritud, üksinda, mõtled täiesti ennast lõhki, on ju, et see ei ole kellelegi lõpuks kasulik. Ja noh, jälle see nüüd ma räägin korra nagu oma kogemusest, mis ei ole kindlasti kõigi kogemus, et see on hästi palju erinevaid peresid, aga kui ma mõtlen oma lapsepõlvele, minu nagu mul oli väga tore lapsepõlv ka, mul oli hästi nagu noored vanemad, kes küll arenesid koos minuga, aga kõik oli hästi inimlik ja uudishimupõhine ja selline nagu soe, turvaline, mis iganes. Ja neil oli väga aktiivne nagu sõpruskond ja sõpruskonna elu ja nagu me käisime pidevalt mingil pidudel ja telkimissündmustel ja ühesõnaga üritusi oli, meil oli külalised kogu aeg, ma elasin nagu väga, ma nägin nii palju inimesi ja mis kõige olulisem minu jaoks oli see, et ma nägin oma vanemaid
nagu inimestena hästi palju, nad ei olnud kogu aeg minuga absoluutselt lapsevanema rollis, et ma nägin neid peoolekus, ma nägin neid nagu ühesõnaga kõikvõimalikud nagu rollid, mis tegi tegelikult minu jaoks selle hästi palju loogilisemaks, et elu ongi selline, et sul on nagu nii palju naeru ja lusti ja rõõmu ja huvitavat ja ikkagi on mingid konfliktid ka, sa näed ju kõrvalt nii palju konflikte siis ka, vaata mingi põnev. Nii põnev. et mina isiklikult väga nautisin lapsena just seda, et ütleme, kui ma kasvatuspsühholoogina vaatan tagasi ja kui mu ema küsinud mu käest, et Merka, kas me tegime midagi siis nagu objektiivselt halvasti ka, kui sa nüüd niimoodi spetsialistina vaatad, siis ma ütlen jah, nagu raamatu järgi, kui ma võtaks mingi raamatu, kus oleks mingi asjad, kuidas olla nagu perfektne lapsevanem, väga palju asju läksid ikkagi nagu pange selle raamatu järgi, et seda poleks tohtinud teha, seda poleks tohtinud teha, nii edasi, aga see kõik mõjus kombinina ja komplektina ikkagi nii, et mul oli väga tore lapsepõlv, on ju, et me ei saa nagu ainult näpuga nagu järgi ajada. Jah, et mina väga nautsin seda, et minu vanemad ei olnud nagu jutumärkis perfektsed lapsevanemad, kuna mul oleks väga palju igavam elu. Ja kindlasti on mõjutanud ka sind täna, et milline sa praegu oled. 100% muidugi. Et ikkagi sa meenutasid oma lapsepõlve kui toredana. Et see on ju minu arust, ma arvan, kõige nagu olulisem, et kui sa lapsed või täiskasvanud küsid tagasi, kuidas su lapsepõlve oli, kui ta ütleb tore, mul oli väga huvitav, aga jälle väga suur privileeg on see, et mul oli ka, nagu mul ei olnud vägivalda lapsepõlves, ei füüsilist ega vaimset ega seksuaalset, minu lapsepõlv oli vägivallatu. Et kui seda privileegi pole olnud ja kui keegi on kasvanud vanematega või sellistes kodudes, kus seda on olnud, arusaadav, miks see nagu see vari on ka nendel toredatel hetkedel peal, mida arvatavasti oli ka võis olla on ju mõnevõrra. Nii et jälle, et ma räägin nagu nii spetsiifilisest olukorrast selles mõttes, aga just nagu lapse vaatevinklist ma ei mõelnud, et appi, mu vanemad vist ei armasta mind, kuna neil on nii palju sotsiaalelu. Et nende üks kasvatusmantra tundus olevat, et suva võtame Merka kaasa. Ehk siis ma olin iga pool kaasas lihtsalt kogu aeg ja nägin kõike ja nii edasi. Või siis oli mingite teiste sugulastega ja kus iganes, nii et kordagi ei olnud mul endal nagu mõtet, et issand, et mu ema peaks olema rohkem kodus, sest et muidu ta ei ole ju piisavalt hea lapsena. Ei oska lapsena seda mõelda. Ma nautsin seda, et jess, ma olen kuskil ongi vanaema juures, on hoopis teised toidud, hoopis teised mängud, vaata, et see nagu, et jälle, et lapsena sa tegelikult tabad seda olukorda, sa mõtled nii teistmoodi seda ikkagi. Sa ei oska mõeldagi niimoodi. Sul ei ole võrdlust, jah. Mis on hea, et sul ei ole võrdlust. Just mõtlen ka selle, et võib-olla lapsevanemad, kes mõtlevad, et ei tea, et kas võtta laps kuhugi kaasa või mida iganes mingitesse sotsiaalsetesse seltskondadesse, sõpradega, oma sõpradega, siis tegelikult väga kui sa viitsid ja täiesti, ütlen, ega minu vanemad igale poole ei võtnud, nad tahtsid kõik päris inimesed olla, et nad ei peaks mõtlema, et ma ei taha, et mu laps näeb, kuidas ma ongi joon ennast, ma ei tea, vindiseks või mis iganes, on ju, et kuskilt on jälle see piir, et sa kõike sa ei taha lapse näest teha õnneks ka. Ja mõnikord sa tahadki olla, et ma tean, et me oleme ise oma sõpradega praegult rääkinud, kuna kõigil mu ümber on ka hästi palju lapsi kokku, et isegi kui lapsed on mega ägedad ja toredad ja nagu chillivad oma ette, siis see roll on ikkagi sul lapsevanema roll lõpuks on ju, nii et selles mõttes ma isegi julgustan tegema seda, et jätke lapsed kuskile, et te saaksite korra ja oma sõpradega ka saaksite ikkagi nagu olla ilma lapsevanema rollita korra, sest paratamatult need isiksused ikkagi on mõnevõrra erinevad, et see vastutusvaba isiksus on tavaliselt ikkagi natuke kelmika, natuke süke nagu lustlikum ja lõbusam kui see vastutusrohke roll. Korra veel just nende ühiskonna teemade osas, et see sõnakõlks hästi kasvatatud laps on nii huvitav, et hästi kasvatatud laps, mida see tähendab isegi? See on, ma olen seda ise proovinud, ma olin kunagi aastaid lasteaiaõpetaja, ma olin 5 aastat lasteaiaõpetaja ja ma mäletan, kui ma mingil hetkel nagu tabasin selle ära, et kui ma vaatan neid lapsi, kellega oli kõige keerulisem väga tihti, kuna mitte kõige keerulisem isegi, ma mõtlen, kuidas sõnastada, mitte kõige keerulisem, aga kellega ma pidin kõige rohkem nagu tegelema kohati ja pidin nagu pidevalt oleks saanud neile peas öelda, et lihtsalt kuula sõna ja teeme ära, vaata. Siis nende laste iseloomuomadused on need, mida ma hindan kõige rohkem oma sõprade juures. Ehk siis nagu, et väga tore oli, väga lihtne oli olla õpetaja lastele, kes ei küsi kunagi küsimusi, vaikselt nurgas kuulavad sõna, mida iganes see tähendab sel hetkel, teevad, mida on vaja teha, aga kõige nagu ägedamad mälestused on mul ikkagi nende nagu lastega, kes panid mind selles mõttes proovile, et panid mind nagu mõtlema, tegutsema, põhjendama, mingid huvitavaid nippe, nõkse välja mõtlema, et asjad saaksid tehtud, et see pani nagu mind kõige rohkem nagu kuidagi tegutsema, minu aju tegutsema kõige rohkem ja oli kõige suurema nagu siukse nagu väärtusega ka lõpuks on ju, et hästi kasvatatud laps on laps, keda on mugav kasvatada, ma arvan, ehk siis või mugav on temaga teda hoida või mis iganes, ehk siis ta tõesti ja ma ei tea, mulle kohati tundub, et see hästi kasvatatus hõlmab ka teatud hirmu ikkagi,
et ta pelgab seda kas täiskasvanud või olukorda. Hästi kasvatatud võib tähendada, et on ka viisakas, on ju, aga üldiselt on ikkagi mingi selline nii-öelda nagu käitumise teema seal taga, et ta kuulab sõna. Kui on reegel, alati allub sellele. Mina ei allu alati kõikide reeglitele. Ma ei ole selles mõttes hästi kasvatatud kindlasti kõikide tingimuste nagu põhjal. Ma ikkagi väga palju painutan ja provotseerin mingeid olukordi. Ja ongi, et täiskasvanute puhul me nagu nii väga ei hinda seda kui laste puhul. Aga jälle, ja ma saan väga hästi aru, miks me tahame, et meil oleks lapsi väga mugav kasvatada. See on nii inimlik, sest et laste kasvatamine on väsitav. Tuleb välja, kes oleks arvata, uskumatu. Et loomulikult, mida kiiremini ta nagu allub mingitele foonidele, reeglitele, soovidele, mis iganes, seda lihtsam on, aga tõesti, kas see hiljem talle ka kasuks tuleb, kui ta on väga hästi kasvatatud? Mõnes olukorras kindlasti, aga eriti tuleb ju kasuks inimesele see, kui ta oskab aru saada, kuidas kohaneda igas olukorras uuesti. Mõni olukord nõuabki seda, et sa oled põhimõtteliselt vaikusukk, teed kõik, mida on vaja, kuulad korraldusi, allud nendele 100%, eriti mingis nagu kriisi või ohu olukorras. Loomulikult tuleb kasuks, kui sa oskad, et seal ei ole nagu mõtet seda mingit aga mingit olukorda teha. Aga samal ajal väga raske on ka näiteks kuidagi 100% milleski, mul tundub nagu mingit elamust saada või rõõmu tunda mingist seiklusest, kui sa pidevalt nagu pelgad, et äkki ma kogemata ületan mingi piiri, äkki ühesõnaga, et kuskil kindlasti jah, et sellest hirmust, et ma teen valesti midagi. Väga palju toredad asjad nõuavadki seda, et me teeme midagi natuke jutumärkides valesti. Et jälle, et see, me näeme lapsi ikkagi ühiskonnas siiamaani pisut üheplaanilisemana, kui me tegelikult inimestena oleme. Et juba kas või see tõesti, kui laps näiteks nii palju muresid, ma ei tea, inimestel täiskasvanutel üldse, et kui laps ropendab, kelle süü, siis mul on mingi... Kes õpetas talle? Ja siis mingi, kust ikka, ma ei tea, telest või tänavalt või kodust või peresõpradelt või mis, ühesõnaga, et on seal tegelikult nagu vahet, et see on lihtsalt üks roppus, ta õpib varsti ka ära, millal öelda, millal mitte öelda, vaata. Ta õpib ka ära, et roppusega saab provotseerida ja kui ta ei ütle seda, siis on nagu rahulikum. Ta õpib seda nagu kasutama õiges olukorras mingil hetkel niikuinii. Enamus inimesi õpivad väga rikkalikku roppusõnavara endale mingil hetkel ära. Ja aga me ei ropendasime praegu, või täpselt, et ja mina, ja kui ma olen näiteks, ma lähen siit tagasi ühte teise kohta teel autos, ma arvan, ma ropendan väga palju, eriti kui see on mingi teetööd, värgid, särgid. Mul on väga rikkalik roppsõnavara, mida ma tavaliselt ei kasuta näiteks podcastis või koolitustel või ekraanil, eks ole, et see on jälle see pole õige koht selleks. Pole õige koht, aga jälle me ise nagu saame aru, et täiskasvanutel me olemegi mitmekihilisemad. Lapsed on ka mitmekihilised ja küll nad lihtsalt vaikselt õpivad neid kihte ise nagu eraldama enda sees. See oli väga tiip metafoor, mulle väga meeldis. Ma ise olen väga rahul praegu sellega. Seega see hästi kasvatatud nagu... Ma tahaks loota, et enam nagu ühiskonnas tänapäeval me ei räägi enam sellest. Meie nagu just siin väikses räägime kohanemisvõimelistest, ennast juhtivatest, hästi hakkama saavatest. Empaatilistest lastest, on ju. Et see on nagu nii palju rohkem, kui see lihtsalt hästi, on ju. Et nagu vait ja tubli. Jah, ma ise olen ka selle poolt ja ma võib-olla jälle muudan ka selle koha pealt meelt mingil hetkel, kui me näeme, missugused sellise kasvatuse tulemused on. Võib-olla saame aru, et me olemegi ühiskonnana nagu liiga teises äärmus on, praegult ju kogu meie kasvatus viimase 10 aastaga on olnud ikkagi selgelt üks mantra. Peaasi, et mitte nii nagu nõukaajal. Et me oleme nii nagu teinud siukse 180-kraadise pöörde ja võib-olla me oleme läinud nagu pendliga liiga nagu teises suunas mingit asjadega, et võib-olla on ikkagi mingit nagu šnitti ka võtta, mis ei ole nagu kahjulik, on ju. Et jälle, et ma alles ju, me ei ole nagu ära häkkinud ju nagu kasvatust või vanemlust aastal 2025 Eestis, et see on absurdne mõelda, et meie käes on mingi püha kraal. Et me ju ka, me paneme niimoodi puusalt alles ja võib-olla just on ju. Ja iga põlvkond ju ka väljendab seda kasvatusmentaliteeti, mis oli, et ma arvan, et need lapsed, keda praegu kasvatatakse, ma väga juba ootan, et tahaks näha nagu nende lapsi kunagi, et jälle, et kus see pendel nagu liigub on ju, sest raudselt tuleb sealt ka mingi nagu siuke vastuliikumine ja siis jälle ja mis iganes, et see jah, et me ei ole nagu jõudnud nagu kuldse tõeni veel, et see paindlikkus on ikkagi oluline nende definitsioonide osas ju ka on ju. See kasvatus ongi väga selline kogu aeg muutuv on ju, nii palju asju tuleb juurde, aga kui ma ikkagist natukene uurisin ringi, et mida inimesed tahaksid teada veel vanemlusest, siis ikka see süütenöör oli kohutavalt nagu populaarne, et just see, et kui see lapsele tundub, et mis ta just tegi, värvis just diivanilaua kõik pildikaga täis on ju, temal on hullult lõbus, aga sul ei ole kindlasti väga lõbus, et nagu sa lähed närvi. Ja siis 2 sekundit hiljem sul tuleb see kohutav süütunne peale, et kuidas leida endas seda, ma saan aru, et okei on üle reageerida, vahepeal närvi minna, seda juhtub. Aga kuidas nagu ennast juhtida selles olukorras paremini?
minule endale tundub, et hea nipp on ikkagi mingid nagu mantrad selgeks õppida, mida öelda, kui trennina selgeks õppida, et kui on raske hetk, siis need tulevad välja näiteks, et ma ei tea, kas või lapsele öelda, et ma olen ärritunud, aga sa ei pea mind kartma. Noh, mingid sellised nagu laused, ma praegu panin puusalt, need kindlasti on veel parema sõnastusega, aga et me saame nagu piiri seada, et laps teaks, et see, et ma olen praegu nagu pahane või miski oli ootamatu või üllatas mind või ma olen mures, et sa kartma mind ei pea. Et see näiteks nagu mõte sinna taha vaata, et küll ma tulen ka tagasi alla varsti, et mingil hetkel mu otsmiku sagar hakkab minuga jälle koostööd tegema, kui ma olen maha rahunenud ja nii edasi. Et võib-olla need mantrad aitavad. Või siis ka lihtsalt mõnel aitavad on ju need, et hingad kolm sisse, mis ei ole, mind need isiklikult, need mul ei tööta. Ja ikkagi vabandamine või vabanduse palumine on, ma arvan, kõige ägedam oskus nende kõigi asjade nagu selliste reaktsioonide nagu juures. Ja eks me ei saa midagi salata, et need sütikud on siis lühemad, kui me oleme enesehoiu natukene unarusse jätnud, see tuleb ringiga tagasi selle juurde, et inimene, kes on ikkagi söönud piisavalt mitmekesist toitu, et mitte piirates, vaid lisades asju, mis on puudu. Inimene, kes on saanud tunda eduelamusi erinevates rollides, kes on saanud naerda, iitsitada, magada või puhata, kuidas iganes see välja näeb parasjagu, eks ole, kellel on tunne, et elu läheb edasi, tal ei ole isoleeritud tunne, ta ka ei ärritu nii palju. Ehk siis jälle, et võib-olla selle ärrituse nagu haldamisega või nagu hoomamisega me hakkame nagu liiga nagu tagant otsast peale. Et jah, üldiselt, kui inimene on kas või 2 ööd maganud päris hästi, ta ärritub aeglasemini, on ju. Et seal on ikkagi need nagu kohad ja see on ka muidugi naiivne on öelda, aga lihtsalt magage kõik 9 tundi ööpäevas. Lihtsalt, ja jutti 9 tundi, see ei ole ju raske, lihtsalt mine varem magama. Et see ei ole nagu, eriti lapsevanemat rääkides, see ei ole loomulikult realistlik, aga kas või mõelda une kvaliteet läbi niimoodi, et kui sa juba magama lähed, kas tuba saab teha äkki jahedamaks, pimedamaks, kui on piisavalt nagu finantsi näiteks, kas äkki saab vaadata, kas on vaja välja vahetada padi või madrats, et sul ei oleks nagu valusid, kui sa magad. Äkki saab ikkagi nagu muuta neid öised nagu ärkamisi nii, et iga vanem, kes kodus elab, saab vähemalt 2 ööd jutti vahepeal nagu välja magada, siis vahetada või mis iganes süsteemid, et keskenduda ikkagi une kvaliteedile, kui sa juba ka magad, mitte ainult see, et mine varem magama ja maga terve öö, mis ei ole ju nagu päris. See ei pruugi olla kvaliteetuni, on ju. Aga või siis ka eneselahkuse aspekt ka, kui sa oled magamata ja isegi mitte ainult 2 ööd, 3 ööd, vaid juba ka aasta, pole ime, et sa oledki väga nagu hapras olekus, et see eneselahkus ka, et mitte, et issa, ma olen nii kehv lapsevanem, kuna ma ärritusin, vaid et aru saada, et see, et ma ärritusin praegult näitab, et ma olen päris kehvas punktis. Et see on nagu, aga nagu see ju oleks palju nagu kuidagi ennast hoidva mõte, on ju. Et see ongi märk sellest, et issa, ma praegu ärritsin sellise asja peale, ala vesi läks põrandale, tegelikult ei ole suur asi, aga millegi pärast oli nagu literaali viimane piiskarikas, et miks see nii on, kui kaua mul on juba niimoodi olnud, mis hetkest ma tegelikult vajaks tuge, vaadata üle kodune koormus, on ju, mul on endal meie sotsiaalmeediku.ee lehel on e-pood ja e-poes on tasuta PDF, kui te alla scrollite seal, on tasuta PDF kodune koorem, kus te saate siis partneriga vaadata näiteks üle või kui sa elad ka üksinda, täiesti arusaadav, võid ka siis üksinda üle vaadata kõik tegevused, kellele on mida nagu jaotunud, et kas selle saab kuidagi nagu teha, delegeerida nii, et on nagu rohkem ikkagi lõõgastust kodus kõigil osapooltel, mitte ainult nagu 1 või 2 osapoolel. Ehk siis, et natuke nagu läbi vaadata, kuidas saab teha nii, et ma ei ärrituks nii kergelt selliste asjade peale, ehk siis kuidas oma üldist heaolu ja sellist nagu püsivat, stabiilset nagu seisundit natukene nagu ikkagi timmida kergemaks. See on väga hea point, ma arvan, mõelda selle, et kas ma näiteks, ongi, paar aastat tagasi oleks ärritunud selle peale, et see vesi on seal maas. Just, et asi pole vees, arvatavasti nagu. Tõenäoliselt ei ole, jah. Et aga kui ta tõesti, see laps teeb iga päev mingi huvitavaid põnevaid asju, siis samas see on elu. See on, keegi ütles ka, et see on nii huvitav, et me eriti need seintele joonistamised, vaata. Jaa, see on nii popp. Et see, mina näiteks tegin täiesti kannapöörde selle koha pealt, et oli mõned aastad tagasi, ma kutsusin sõbrad sünnipäevaks külla ja palusin, et kõik sõbrad joonistaksid mu seintele midagi mälestuseks. Ja minu koduseinad on nüüd sõprade joonistusi täis. Mõni etem, mõni vähem etem. Aga jälle, et mingid asjad on meil ikkagi juurdunud pähe, et nii ei saa. Ma saan aru, kui see ongi üürikorteris siis või tõesti ei saa, on ju. Aga näiteks, kui on vähegi mingigi finantsressurss, siis tegelikult saab üle värvida selle, et jälle, et kõik on elus ja terved, et tegelikult on arvatavasti olukord tegelikult ei vääri nii suurt nagu sellist ärritust ka, ehk siis jälle, et see ei ole nagu objektiivne ärritus. Ja väga tihti, kui ärritus on sellepärast, et laps on teinud midagi ohtlikku, siis see pole ju ärritus, vaid see on suur mure ja see on suur ehmatus, mida me ei oska teisiti väljendada, mis tulebki automaatselt tihti välja nagu pahandamisena või kuidagi nagu kurjustamisena, on ju. Aga seal eriti tasub nagu seda öelda, et ma olen
ma lihtsalt niimoodi hakkasin kartma, et ma saan aru, et sa ei teinud seda meelega, ma rahunen kohe maha, sa ei pea mind kartma, lihtsalt ma väga-väga ehmusin praegult selle peale ja ma ei oska teisiti väljendada seda, et juba selline nagu mõttekäik või sõnakäik on juba aitaks seal. Aga et üldiselt on palju vähem asju, mis on objektiivselt ärritavad, kui sa oled tegelikult heas punktis vaimselt omadega küll, jah. Ja see ehmatus ka, minu arust see on nii tavaline, et kõik on appi, nagu see on nagu jah, hirmutab last ka tegelikult. No see läheb ju isegi nagu mingites punktides, mis pole ohtlikud. Ma ei tea, võtame vanemad seksivad kodus ja laps kogemata näeb ja väga palju vanemate reaktsioon siiamaani on see, et miks sa pole oma voodis? Kus sa tulid praegult välja? Ei tohi! Ehk siis nagu tegelikult on ju see, et sa ise kartsid, või ehmusid ära, kuna see on nii intiimne hetk ja sa ei taha siduda oma seksuaalset hetki oma lapsega, mis iganes. Et laps ei ole nagu tegelikult teinud objektiivselt midagi ohtlikku ega halba, aga ongi see esmareaktsioon, võib jätta lapsele mulje, et ta tõesti tegi midagi suure pahanduse praegult, on ju. Et jälle, kui me oleme ka reageerinud väga paljud, siis lihtsalt tuleme nagu minut või paar hiljem selles olukorra tagasi, ütleme, et sorry, ma nüüd teen uuesti selle olukorra. Et täiesti arusaadav, sa tulid voodist välja, kuna sul oli janu, täitsa arusaadav nagu mina lihtsalt ei olnud valmis selleks, ma ehmusin, sa ei teinud mitte midagi valesti, kõik on okei. Nii edasi on, et reaalne elu ju. Täiesti reaalne elu, et see, nagu ma arvan, väga paljud kuulajad võib-olla ise mõtlevad ka, et seda on juhtunud tõesti, on ju. Et jah, me oleme nüüd siin vaikselt kapanud siia lõpupoole kenasti, et kui me võtaks selle nii-öelda jutu kokku või selle mõtte kokku, et milliseid ikka neid enesehoiuvõtteid võiks kasutada igapäevaselt. Mitte muidugi, et me ei garanteeri siin midagi, kui sa seda 3 kasutad, siis sa oled õnnelik järgmised mitu aastat, on ju. Vaid lihtsalt kuidagi seda perspektiivi selles vanemas nagu, ta mõtleks selle peale. Ma alustaks seda lühikest lõpuvastus sellega, mul on siuke pikk vastus nüüd. Alustaks sellega, et aju on organ, on ju. Ta on rusikasuurune võdisev vee- ja rasvaplönn, kus sees on elekter, ta ei ole mingi maagiline arvuti, ta on organ ja organid vahel jäävad ka haigeks. On nad siis ülekoormatud tükk aega olnud, on seal mingi biokeemilised midagi sees, on see psühholoogiline, keskkondlik, organid jäävad vahel haigeks. Mul on tunne, et paljud lapsevanemad unustavad, et ka nende aju on endiselt lihtsalt organ, mis jääb vahel haigeks, et alati ei olegi see nagu see, et tee lihtsalt ongi toredamaid asju, ma kohe annan mingi nimekirja ka, mida saab nagu siis teha põhimõtteliselt, mida ma olen võib-olla siin juba natuke ka maininud, aga see võib ka olla lihtsalt see, et sul võib minna ka vaja arstlikku abi tegelikult, et mingil hetkel, eriti kui me räägime läbipõlemisest, mis on täiesti nagu sündroom, millega tegeleda, eriti lapsevanem, kes käivad samal aega tööl näiteks, kus on ju aju ei huvita, kas sa saad palka asja eest või ei saa täpselt, ka kodu, et selles mõttes, kui see koormab sinu aju, siis see koormab su aju ka tasustamata tööga. Ta ei tea, et sa saad ühe asja eest palka. Just, ta on jumala suva, et palganumber ei vähenda nagu haiguse kulgu või niimoodi. Et lihtsalt aru saada või adekvaatselt vaadata, näiteks ma ei tea, teha peaasja lehel peaasi.ee, teha läbi / depressioonidest, / enesetundedest, et vaadata ka selliseid nagu nurki, et kas tegelikult oleks vaja ikkagi juba eksperti sekkumist. On ju rasedusnõustajad ja kriisinõustajad, kes iganes saavad nagu aidata selliste nagu asjadega ka, et sa ei pea üksinda oma enesehoidu kuidagi läbi nutulakke viima ja lootma, et läheb paremaks, kui sa tegelikult aimad, et see on tegelikult midagi suuremat ja rohkemat, on ju. Et see on nagu üks asi kindlasti, et sa ei ole läbi kukkunud lapsevanem, kui sul on aju, sa oledki juba riskigrupis, et seal nagu sellest piisab, et see ei ole nagu mingi nõrkuse või feilimärk, et pooltel inimestel elu jooksul on mõni vaimse häire, kui sa veel pole olnud, võib-olla tuled statistikasse meie sekka, ma ei tea. Aga võib-olla ei tule ka siis palju. On ju täpselt, aga mine tea, aga see on igal juhul, see ei ole mingi nišitoode, mis on ainult nagu feilidel lapsevanematel nalja teete, appikene ei. Ehk siis see võib olla julgustuseks, aga muidu enesehoiu baasasjad ongi liiguta viisil, mis on sulle tehtav. Ilma süümekateta, ehk siis see peab olema eesmärk selline, mis on realistlikult saavutatav, et mida ma tihti näen ongi see, et kui vanemal näiteks on oma kehakuvandiga on kehv seis, mitte kehakujuga, see on teine asi, aga just see, kuidas ta oma kehast mõtleb, kui see on hästi kriitiline, negatiivne, siis asjad, mis juhtuvad, on kohe see, ma hakkan käima hästi palju trennides, ma hakkan käima kõike tegemas, ootused on jälle laes, loomulikult nädalaga selgub, et see kõik pole tehtav, seega tekib tunne, et ma olen fail, läbikukkunud, nõrgameelne, mis iganes, ehk siis realistlikud eesmärgid. Kui sa oled inimene, kes armastab samme lugeda, siis kui su tavaline sammude hulk päevas on 3500,
eesmärk võiks olla siis 3600 näiteks, mitte 10 000 nii edasi, et võta realistlik samm, kui sa käid autoga poes ja tunned, et sa tahad nagu, sa ei jaksa, peab mõelda, et sa hakkaks jala poes käima või see ei ole tehtav, pargi lihtsalt auto kaugemale kõigepealt sissepääsust, et nagu lisa pisikesi asju, mida saad teha. Või siis teine siin toidulauga samamoodi, mis ma ütlesin, piiramise asemel lisa seda, mida saad lisada või mida on puudu sealt, on ju, kui sa tunned, et su toidulaud on väga kiivas olnud, see pole olnud väga, ma ei tea, köögivilja, lisa köögivilja esimese asja, enne kui sa hakkad midagi nagu maha sealt võtma, on ju, ja ennast jälle materdama ja mis iganes veel. Teadlikult pane kas kalendrisse või märkmikusse või päevakavva omale eesmärgid, et sa teed tegevusi ka, mille esmane eesmärk on tuua sulle rõõmu ja naudingut. Mitte nagu kogemata ei tule rõõmu nauding kaasa. Ja see on asi, mis on päris, see ei ole asi, mida me teeme siis, kui kõik jutumärkides olulised on tehtud, eks ole, ta on ka point, mille nimel elada. Et selles mõttes hoiame meele sellest elufilosoofiat, kui sa ühtid sellega, mis ma olen siin nagu seni rääkinud. Ehk siis on ju söömine, liikumine, toredad, meeldivad tegevused, mis iganes see võib olla. Paljud on näiteks avastanud ka seda, et kui lapsed lähevad õhtul magama, siis nende legodega on tegelikult jumala tore mängida, nagu ehitada asju, ilma et sa peaks lapsega mingit kunstilist ühisosa sisse leidma väga palju või ühismeelt, on ju. Ehk siis leiad tegevusi, isegi kui nad tunduvad jutumärkides aja raiskamisena, kui sul on pärast seda parem olla, siis see ei ole aja raiskamine ja nii ongi. Siis loomulikult ikkagi see uneteema üle vaadata, kas midagi saab timmida. See ei pea olema nüüd, et kogu elu peab olema nüüd muudetud. Proovi 3 õhtut teha midagi teistmoodi, vaata, kas töötab. Kui ei tööta, järelikult saab midagi ikkagi muud timmida. Et jälle sellised pisikesed realistlikud sammud. Suhtle inimestega, lihtne öelda kerge teha. Et jah, et julge veits pinda käia inimestele, kirjuta neile, kellega võib-olla suhtlus on mingil põhjusel kuidagi ära hajunud, eks ole. Jesslaste lehel on ka, mul on väga mitu sõbra postitust seal Instagrami lehel. Nii ägedad, vahel on tõesti lahe lugeda ka. Et seal on mitu postitust, kus on pealkirjad on seal ala mingi sõber, ootan sind või kasvatame turvavõrke, mis iganes. Ja seal all on kokku nüüdseks ma arvan sadu inimesi kirjutanud endale nagu sükse väikse kirjelduse, missugust sõpra nad tahavad, mükki inimene nad ise on, kus nad asuvad, mida nad tahaksid teha. Ja sealt on algus on nii palju nagu sõpruskondi ja sõpruseid, ehk siis natukene on vaja tunda mõnikord ebamugavust ja haavatavat olekut, aga kui sul on tunne, et sul ei ole inimesi ümber, siis võib-olla sa ikkagi leiad kellegi, kellega natukene koos mingitki nagu midagi koos nagu jagada. Nii et jah, meeldivad emotsioonid ja nagu suhtlus ikkagi ka ja uudisimu inimeste ja iseenda vastu, eneselahkus, eneshoiu osa, eks ole, nii edasi. Ehk siis sisekõne, kuidas sa iseenda tegevust endale kommenteerid. Kui sa tabad pidevalt seda, et sa mõtled oma peas, näed, läkski halvasti, ma arvasingi, kunagi sul midagi ei tule, tüüpiline sina, jälle sa tegid teda, ühesõnaga pidev, nagu sa oled iseenda esimene kiusaja põhimõtteliselt, siis vaidle vastu lihtsalt ka eneshoiu raames, lihtsalt ütleda, aga tõesta mulle ära. Ma olen palunud, kus just mõnel vanemal tõestada mulle ära, et on kehv lapsevanem. Ta ei ole suutnud, ta pole ühtegi argumenti suutnud öelda mulle, miks ta on kehv, aga tal tunne on ikka, et on kehv lapsevanem. Seega tõesta endale ära, et sa oled kehv. Näita siis, mida saab paremini teha, näita need kindlad punktid, et see ei oleks siuke hägune ebamäärane tunne, et midagi saaks teha. Selge, tee nimekiri, vaata ja tõesta mulle ära, et seni on kehvasti läinud. See on jah, inimene on ju imeline väljamõtleja tegelikult oma huvitavate asjadega ja siis jah, et see on nagu, sa saad mõelda, et kas see on päris, et ma ei tea, mind on ka väga palju nagu aidanud. Siia lõppu mul alati väike selline lugemismaterjali, kuulamissoovituste minutid, et mida sa soovitaksid lugeda, vaadata, kuulata, lisaks sellele, kui nad kuulasid selle ilusti lõpuni, väga tore, et olete ikka veel siin, aga et mis jah, just lapsevanemale sa soovitaksid? Mul on 2 raamatut on kolm tegelikult, ma annan 3 enda raamatut kõigepealt soovituseks ja siis mul on mõned mõtted veel, kuigi mul on, ma teen need lühidalt. Yes lapsed, yes inimesed, ma arvan, et mõlemad on väga nagu täiendavad sellist seda, mis ma ka siin rääkisin. Mis värk nende kehadega on, tuli mul just hiljuti välja, ma arvan, et see on selline keerulised teemad, seksuaalkasvatus on ju, aga võtab sinult natuke koormat vähemaks, annab sulle sõnavara, teeb selle raske otsa alguses ise lahti, ehk siis jälle jagame vastutust seal natukene sinuga. Ja mida ma väga soovitan lapsevanematel teha, on lugeda ilukirjandust vahel. Mul on natuke tunne, et ma olen unustanud, et kõik raamatud, kui sa oled nüüd lapsevanem, ei pea olema enesabi ja lastekasvatus, loe ilukirjandust, nagu naudi seda, et sul on ka mingid žanrid, mis sulle meeldivad. See võib olla mingi ajalooline romaan, see võib olla nagu mingi romcom või mingisugune nagu Steamy Spice, mida iganes sa tahad lugeda.
loe raamatuid, mis päriselt nagu meeldivad sulle ja annavad sulle nagu naudingut, et sa ei pea kogu aeg õppima, kuidas lapsevanem olla, sa võid ka lihtsalt olla lapsevanem. Täpselt. Ma ka just lugesin üks päev, 6 tundi järjest lugesin ühe raamatu läbi, mul oli palju parem peale seda olla. Räägime lapsevanemate, kus ma mõnikord loen 12 tundi jutiraamatut. Üli hea on olla pärast. Aitäh sulle, Merilin, et sa tulid ja rääkisid ja ma loodan, et see sõnum võib olla lapsevanemalt olge heldemad enda vastu, et ma arvan ja näeme juba varsti jälle uue lapsevanema kooli osaga, nii et tšau! Tšau!